Tere kõigile! Täna istusin ja mõtlesin, et jällegi on vaja teha midagi kuidagi head, et muidu niisama istud kodus. Ja mõtlesin, et teen teile väikse video loengu nii-öelda sellest, et kuidas ikkagi nii-öelda siis rääkida veenvalt ja piisavalt lühidalt niimoodi, et inimesed viitsiksid ja kuulaksid teid. Jah. Nii et ma tegin väikse esitluse selle jaoks pealkirjaga lühidalt lühidusest, et sissejuhatav ülevaade mõtete lühendamise esmastest alustest. Vot. Et ma arvan, et te olete teadlikud, et selline probleem on täitsa reaalne ja olemas, et inimesed tihtipeale räägivad midagi, räägivad, aga mingit mõtet ei tule lõpuks, jah. Ainult jauravad, aga ei oska nagu kuidagi põhipointi juurde tulla. Nii et ma mõtlesin, et äkki tasub sellest siis oma mingeid mõtteid jagada sellest asjast. Et äkki keegi siis vaatab ja järgmine kord, kui minuga räägib, oskab ka lühidalt rääkida siis oma asjadest. Et pikki siis vestlusi inimesega, kui inimene saab sulle öelda oma mõtteid siis ühe lausega, eks ole. Te olete märkanud seda, et tihtipeale inimesed justkui kordavad oma mõtteid ja see on üks suur probleem, millest me täna räägime. Et mul on väga palju näiteid tuua teile sellest, kuidas inimesed kordavad oma mõtteid ja jäävad plätrama üht ja sama asja. Aga täna me kõigest sellest räägime. Õnneks ma ei teinud väga palju neid slaide. Slaide on 12 tükki, kusjuures nad on väga huvitavad slaidid. Mul on üks juhtum olnud, et ma mäletan kunagi sõitsin ülikooli, siis pidin mingi slaidi esitlust tegema ja tegin seda bussis. Võtegi ette, sõidad buss number 10 Annelinnast siis sinna Tartu ülikooli, eks ole. Ja siis teed seal bussis neid slaide. Okei, aga ma läksin kuidagi eemale asjast, et jah, lühidalt lühidusest siis. Räägime siis sellest täna, kuidas olla piisavalt siis lühidalt seletada oma mõtteid ja olla selles asjas edukas. Okei, lähme siis järgmise asja juurde. Nii, järgmine slaid. Tänane väga lihtne plaan. Et kui teed näiteks esitlusel, siis on alguses alati nagu mõistlik teha siis sellist üldist väikest plaani. Selleks, et pärast mitte oma mõtetes nagu kusagile ära minna, eks ole. Nüüd alguses ma tegin ainult 3 punkti, aga siis ma mõtlesin, et äkki seda asja tuleks kuidagi ikkagi pikemaks venitada, või mitte isegi asi ei olnud pikemaks venitamisest, vaid asi oli sellest, et tahaks ikkagi kõik läbima korralikult, jah. Et ei oleks niimoodi, et hiljem, kui minu siis väike loeng lõpeb, siis teil tekivad mingid küsimused või te ei tea, ei saa midagi aru. No just sellepärast, et ma pean siis teile ette tooma need punktid ja need arv muidugi kasvab natuke. Nii, esimene punkt on sissejuhatus. Et on peaaegu meil tehtud, veel natuke on sisse juhatada siin. Siis on sissejuhatuse eesmärk. Ja siis on, miks sissejuhatus ei tohiks olla liiga pikk. Nagu te saate aru, sissejuhatus peab alati ka olema sissejuhatav, et inimestel hakkaks huvitav teid kuulama, et seda ei pea nagu selles suhtes võtma liiga suurt osa teie esitlusest või üleüldisest jutust, sest me ei räägi täna ainult esitlustest. Eks ole. Me räägime täna ka sellest, kuidas inimene põhimõtteliselt räägib niisama ka oma sõpradega või jah. Nii, põhipunktid, siis on 5. on meil esimese põhipunkti ettevalmistus, 6. on esimene põhipunkt, ja siis on vahekokkuvõte ja kokkuvõte. No kokkuvõte sissejuhatus, seal ma mõtlen, et viskan natuke nalja, aga mul on plaan olemas, panin kirja, et loodan, et teile meeldib ikkagi. Aga jah, et saame vist edasi minna. Nagu ma juba ütlesin, et alguses oli 3 punkti, aga sellest ei piisa, et ma tahtsin seda, jah, seda ei piisanud.
et ära seletada, miks see peaks ikkagi lühike olema. Järgmine slaid. Nii, reegel number 1. See peaks olema konkreetne. Kogu su esitlus peaks olema konkreetne, ehk ütle täpselt seda, mida sa tahad öelda. Mitte umbes, mitte kõrval ja mitte liiga kaua. Ja siin kohas mul on kohe teile rääkida üks lugu, mis minuga juhtus, mis mind väga palju häiris ja mis tekitas minus niisugust väga vastuolulist tunnet. No põhimõtteliselt oli kunagi selline lugu, et käisin ühe neiuga väljas ja käisime söömas ühes, ma ei mäleta, mis putka see oli. Mingi putka sealt sai süüa ja me rääkisime. Neiu oli ikkagi väga ilus ja väga tore ja mulle nagu selles suhtes meeldis temaga väljas käia, aga tal oli selline probleem, et ta kogu aeg rääkis endast. Kogu aeg rääkis, kuidas ta läheb ja kuidas ta mõtleb üldse asjades. No kogu aeg rääkis ja küsis minu käest mingeid asju. No, aga saate aru, seal ei olnud seda täpsust. Inimene käis kogu aeg kuskil kõrvalt ja liiga kaua ja nagu väga umbes asja juures, aga nagu mingeid konkreetseid asju sealt ei tulnudki välja. Ja minul viskaski see asi nagu väga üle, kui ma läksin endast välja täitsa. Sest inimene ainult rääkis oma nagu mingitest asjadest. No aga ma ei tahtnud neid kuulata. No mitte selles, et ma ei tahtnud neid kuulata. Mul oli ikkagi temaga tore, aga ta rääkis kogu aeg nagu ebakonkreetselt. Saate aru? No ei, ma saan inimesega kokku, mul on äkki mingid temaga plaanid, et lähme sinna-tänna ja tema mulle räägib, kuidas tal täna läks. Ilma sellelt, et ma oleks küsinud. No võt. Et jah, no võiks ka täpsustada, mida tähendab konkreetsus. Konkreetsus tähendabki seda, et sa tuled pointi juurde, otse kohe punkti juurde. Et ei hakka nagu, ma ei tea, rääkima mulle, et ma eile käisin või ma tegin mida iganes. Ütled kohe, et ei tea, mida iganes sa pead ütlema parasjagu tolles situatsioonis, kus sa oled. Ja. Et ega praegu ei olegi nagu, ma hetkel konkreetselt ei saa aru, situatsioon on või mis saab olla. Aga jah, okei, nii, teeme kohe väikse pausi, ma tulen tagasi. Nii, me saame minna edasi nüüd. Nii. Järgmine slaid või järgmine reegel number 2. Ära korda ennast. Üks mõte peaks jõudma kohale ühe korra. Saate aru? Kui sa oled juba midagi öelnud, näiteks kui ma olen juba öelnud, et peab olema konkreetne, siis ma ei pea hakkama kogu aeg sinna slaidi juurde tagasi minema ja seletama teile. Et ütle täpselt, mida sa tahad öelda, ole konkreetne ja ma ei pea täpselt uuesti teile hakkama rääkima seda tüdruku siis kohtingu, mis mul kunagi oli ühe tüdrukuga. Ma ei pea sellest rääkima. Te juba esimese korraga eelda alati, et inimene, kes sinuga räägib, on piisavalt tark, et ta saab aru sinust. Ja jällegi konkreetsus peab säilima kõige selle juures. Ja ka kui sa oled konkreetne, siis sa ei pea nii palju siis kordama ennast ka. Konkreetselt ütlesid midagi ja siis ei ole ka seda kordamist pidevalt, jah. Nii, teisisõnu, ära korda seda, mida sa oled juba korranud. Ei pea igast asjast rääkima liiga palju. Jällegi võib seda tüdruku juhtumi meenutada, et ta rääkis nagu umbes kogu aeg ja rääkis mitte sellest, mingi konkreetsest asjast, aga niisama, eks ole. Ja ka kordas seda ja kogu aeg kordas seda ka. Nii et nagu saate aru, et võiks vähem korrata ennast. Kordamine, muidugi öeldakse ka, et kordamine on tarkuse ema, aga saate aru, kui sa räägid piisavalt konkreetselt mingit asja, siis ei ole mõtet ka seda nii-öelda siis kogu aeg hakkama kordama. Ühe korraga inimesed ei ole nii lollid, üldjuhul inimesed on piisavalt targad, nad saavad sinust aru. Jah, nii et kui mõte on juba väljendatud, siis sa ei pea seda uuesti väljendama, sest mõte on juba väljendatud. Jah? Ära korda seda, mida sa oled juba korranud. Ja nagu näete, ma üritan ikkagi vahepeal ka välja visata, et üks mõte peaks jõudma kohale ühe korra. Näete, ma ei pea seda mõtet kogu aeg kordama teile, et te saaksite sellest mõttest aru.
no see oli nali, no ikka iga õpetaja või nii-öelda lektor, eks ole, siis mina hetkel olen teie ees nagu lektor, mina tahan ju, et teil oleks ka huvitav siin, et muidugi see esitlus on lühike ja väike, aga no ikkagi, praegu on siuke klipp inimene on kasvanud välja, eks ole, inimene istub, tal on see TikTok, tšalala, kogu aeg vaatab, kogu aeg käib midagi silmade ees, no vot ja see just sellepärast on see oskus, mida me praegu täna üritame siis saavutada, on nii oluline, jah. Sest klipi inimene vaatab oma TikTokke 30 sekundit, 5 sekundit, nüüd on, teate ju, mis nüüd tuli välja TikTokist, nüüd TikTokis on niimoodi, et vajutad selle TikToki peale, siis ta hakkab 2 korda kiiremini käima. No saate aru, et vanasti niigi need videod on nagu klippi mõtlemine on inimesel, jah? Ja veel 2-kordse kiirusega ta vaatab neid videoid. No kas see on normaalne? Ei tea. No just ütleme niimoodi, et see lühiduse siuke siis meisterlikkus seisneb ka selles või mõte seisneb ka selles, et sina saad nüüd selle Generation Z-ga või mis iganes alfa rääkida nagu normaalselt. Et nad mõistavad sind, et sa ei hakka liiga raskesti neile midagi seletama, kordama oma mõtteid jällegi, et räägid midagi ära neile ja siis nad kohe haaravad seda kinni. Kohe mõistavad, millest sa räägid. Nii et jah. Ära korda ennast, tee niimoodi, et kui sa räägid oma juttu ära, teised hakkaksid sind siis kordama. Vot. Nii, aga ma arvan, et võime minna siis edasi. Nii, reegel 3. Loen teile siis ette, väldi liigseid termineid. Kommunikatiivsuse ülekoormuse pragmaatiline piir. Nii, sisu on selline, et kommunikatiivses olukorras peab kõneleja arvestama alati vastuvõtja kognitiivse töötlusvõimega, sest kui semantiline tihedus ületab siis pragmaatilisuse taluvuspiiri, võib tekkida tähenduslik müra. Jah, ehk kui sa räägid, siis räägi jällegi konkreetselt. Ära hakka kasutama nii-öelda sukest pseudoakadeemiliksust, jah. Ütleme niimoodi, et sul selline sõnaline efektiivsus jah, oleks olemas. See eeldab seda, et adressaat mõistaks, saaks aru sinu sinu message'ist, jah. Adressaat peab saama aru sinu message'ist. Ta peab mõistma, mida sa tahad öelda talle, jah. Et adressaat või siis sinu kuulaja, jah, ei pea olema ülekoormatud sinu terminitest. Ära räägi liiga keeruliselt. Muidugi, me võime hakata kasutama igasuguseid siis akadeemilisi sõnu, no mitte akadeemilisi sõnu, ma räägin siin pseudoakadeemilisusest, jah, pragmaatilisus, mis asi on pragmaatilisus? Kusjuures pragmaatilisus läheb väga hästi selle konkreetsusega kokku külasse, jah. Pragmaatiline inimene on üldjuhul konkreetne, pragmatism tähendabki seda, et inimene ei kuluta ennast mingi mõttetu möla peale. Vot. Nii et aga saate aru, kui te hakkate kogu aeg seletama oma mõtteid, jah, ma räägin pragmaatilisusest ja siis ma hakkan seletama, mida see pragmaatilisus tähendab või hakkan iga sõna lahti kirjutama või rääkima inimesele, siis see võtab liiga kaua aega. Ja veelgi hullem situatsioon, kui inimene ei saagi aru sellest, mida sa räägid. Räägid, aga tema ei saa ju aru millestki. Vot. Ehk siis, väldi liigseid termineid. Ära räägi liiga keeruliselt, räägi niimoodi, et sinu auditoor saaks sinust aru. Jah. Et inimesed, kes istuvad sinu ees või noh, mitte parasjagu istuvad, see võib olla ainult sinu sõber, kellega sa räägid. Tere sõber, ja siis hakkad talle räägima mingist siis liiga rasketest mateeriatest. Ürita alati vähendada neid. Kontakt
peab toimima eesti keeles. Ilma selleta, et sa mängid, ma ei tea, mingi professori, jah. Nii. Okei, ma korraks vaatan, mis meil veel siin kirjas on. Tegin lühikest konspekti selle kõikide asjade kohta. Aga hetkel tundub, et selle slaidiga on vist kõik, jah. Ma püüan seda ikkagi väga lühidalt seletada konkreetselt selle slaidi ja see nagu isegi õnnestus mul välja, jah. Üldiselt ma ei tahakski liiga pikalt nii-öelda siin olla. Me pigem lähme siis edasi juba. Ma loodan, et te saite sellest asjast aru, et ma ei pea seda nii-öelda siis uuesti kordama, et võime edasi minna. Me võime minna edasi siit siis, jah. Nii, et jätsime meelde, et liiga keeruliselt rääkima me ei hakka, me ei tohi. Me ei tohi endale lubada seda. Nii, räägi nii, nagu sa teaksid, millest sa räägid. Võib-olla. Ma tegin jälle nalja. Nalja tuleb teha. See on nagu oluline nagu siuke põige, et kui te hakkate enda sellise nooruslikkuse peale mõtlema või kes teie siis lemmikõpetajad näiteks olid koolis, siis te alati ikkagi meelde tulevad need õpetajad, mis kunagi või tegid nalja ja kuidagi olid klassiga koos, eks ole. Ja tavalises suhtlemises ka ju. Te armastate neid inimesi, kes heal korral viskavad mingit nalja, et ei ole seda, et inimene on liiga konkreetne. Et selles samas, kui me hakkame jällegi konkreetsusest rääkima, tuleb olla väga konkreetne, aga see ei tohi nagu segada nalja viskamist, jah. Nali, üks hea nali ei tee kunagi halba, mina arvan, jah. Aga ega mina ei ole selles asjas spetsialist, ma ainult toon mingid oma mõtteid, oma arusaamaid nagu teie ette, nii et jah, siis me teeme ka ühe väikse kiire pausi ja ma kohe tulen tagasi. No nii, ja kui sa räägid siis sellest, millest sa räägid, sa pead alati siis ikkagi rääkima umbes nagu sa teaksid, mis toimub. Jah, sa pead rääkima nii, nagu sa teaksid, millest sa räägid. Sest muidu, kui sa räägid ja siis sa oled ise väga selline ebakindel, siis inimesed ei saagi aru, et nad ei tahagi sind kuulata. Jah. Vähemalt sa pead teesklema, et sa tead, mida sa teed. Ehk siis, kui räägid, siis räägi, aga ole enesekindel. Ja muidugi ma samas panin siia kirja, et ära ole liiga kindel. See võib mõjuda liiga kindlalt. Ja, liiga kindlalt ei tohi rääkida ka. Jällegi üks väike siuke kõrvalpõige, et oli mul koolis kunagi selline poiss, et käis minuga seal klassis ja rääkis seal tahvli ees alati. Ja liigselt kindlalt, kuigi vahepeal rääkis siukest nagu jura ka. Lihtsalt, aga ta oli väga kindel oma juuras, jah? Ja oskas nii-öelda ennast ette kanda kui inimene, kes saab aru oma asjast. No ja muidugi, kui teema oli liigselt spetsiifiline, siis ega õpetaja keegi nii-öelda sinu kuulajad, eriti veel, kui need ei ole oma ala spetsialistid, ei saagi aru, kas sa räägid tõtt või mitte tõtt, jah? Nii et see kindlus on ka oluline mitte ainult lühiduse juures, aga ja ütleme siis kuulajate kaasahaaravuse mõistes, vaid ka oluline selles, et kõik jäävadki sind uskuma. Sest see on ju ka osa nii-öelda sellisest jutust, et kui ma räägin juttu, siis ma tahan, et inimesed ikkagi kuulaksid või saaksid aru või uskuksid mind lõppude lõpuks, et ma ei plätra niisama. Ja? No see läheb kokku jällegi konkreetsusega. Et kui mina olen konkreetne, siis ma tahan, et ka inimesed usuks mind. Ja? Sest mis on konkreetsuse mõte, kui see on mingi mõttetu konkreetsus. Kui asi on mingi plaus, tšalala, tralala, siis ta ei olegi konkreetne. Jah. Ehk siis enesekindlus lähebki selle punktiga kokku,
jah, ta läheb ka selle punktiga kokku, sest saate aru, enesekindlus ei tähenda mingi mõttetute terminite kasutust. No siukest nagu mõttetu termini kasutust võib endale ka pähe õppida. Aga enesekindlus tähendab ka seda, et kui keegi vaidleb sulle midagi vastu või küsib mingi küsimus, siis saab kohe, saad kohe talle vastata midagi. Ei jää nagu seal mõmmima, et kohe. Ja isegi kui ei tea päriselt, ikka pead vastama. Pead hakkama vaidlema. Ka kõige, ütleme, kui sa tead, et see inimene konkreetselt valdab seda teemat, siis ära temaga vaidle. Aga kui sa kahtled, et võib-olla ta ei tea midagi, siis hakka ette talle mingid faktid. Mingi mõttetu faktid, mida ta ei tea. No näiteks, et vaidelt, et seal näiteks, ma ei kujuta ette, et vaidlete näiteks selle üle, et missugune elu ikkagi oli Eestis, näiteks, ma ei tea, 50-16 aastat taga, 60 ikka kaugemale ajasse aastat tagasi. Ja siis te hakkate vaidlema ja siis inimene toob sulle ette, et mingid konkreetsed faktid, kuidas tol ajal oli. Ja siis sina küsid, aga kas te teate, missugune oli piima tootlikkus tol hetkel? Palju see üks Eesti lehm piima andis tol hetkel? Vot, ja kui inimene vaatab sulle otsa, siis normaalne inimene ei teagi, palju siis see lehm piima andis, eks ole. Ja siis see inimene ütleb sulle, ei tea, siis sa hakkad naerma. Sa ei tea isegi, palju 65. aastal Eesti lehm piima andis meile, eks ole. No vot. Ja saate aru, see on enesekindlus, see peab olema enesekindel. Ja võib-olla sa ise ka ei tea täpselt, palju see üks lehm piima, ma ei tea, mingis konkreetses ajavahemikus annab. Aga kui sa esitad seda küsimuse kellegile, ja siis ta ei oska seda vastata, kõik kohe näevad, teema on ikkagi loll, ta ei tea, palju piima see lehm annab. Jah? Nii et kindlus on väga oluline koos ka nende kõikide teiste punktidega. Võime korrata uuesti, et esimene reegel, olla konkreetne, teine, ennast mitte korrata, kolmas, liigsete termineid vältida ja siis enesekindlus on 4. punkt. Nii, ma vaatan korraks, palju meil slaide siin jäänud. No veel natuke minna, õnneks mina ikkagi üritan seda asja maksimaalselt lühidalt teha, et mõte jõuaks kohale ikkagi lühidalt, sest see on ju see asi, millest me räägime, et lühidus, eks ole. Nii, okei, lähme siis edasi. Nii, slaid peab olema lihtne, siis kui me räägime siis slaidi esitlusest, jah, et parasjagu ei pea slaid koosnema olema ülekoormatud, jah. Lihtne slaid tähendab, et ühel slaidil on üks mõte, selge visuaalne hierarhia, piisavalt õhku, piiratud arv rõhuasetusi, mitte liiga palju allpunkte, mitte liiga palju värve, mitte liiga palju lisaselgitusi ja mitte liiga pikk pealkiri, jah. Mitte liiga palju teksti, mitte liiga palju kõrvalmärkusi, mitte liiga palju erandeid, mitte liiga palju täiendavaid täpsusi ja mitte kindlasti, see on kõige oluline, mitte selline tekstiplokk, mida lugeja siis lubab mitte ette lugeda, kuid hakkab siiski ette lugema, sest muidu võib publikul jääda mulje, et siia kirjutatud ei ole oluline. Et siis on selline, et sa ikkagi, kui teed neid slaide, siis need peavad olema maksimaalselt sellised lihtsad. Et liiga palju teksti ei ole alati hea. Ja eriti, kui ta tuleb ühe teemaplokina. Et kõige parem on teha niimoodi, et selle kohta ma ei oska jällegi nagu öelda, et ma ei ole kahjuks PowerPointi spetsialist või ei ole üldse esitluste spetsialist, aga sisuliselt näete nagu siin slaidi peal. Kui te hakkate seda slaidi vaatama, siis see slaid on piisavalt selline, teate küll nagu Apple.
firma Apple teeb meie telefone, mingeid arvuteid ja näed, see on nagu siuke Apple'lik. Valge taust, 2 värvi, väga selline minimalistlik slaid on see. See võiks olla nagu ikkagi hea näide sellest, et teate, vahepeal tehakse slaidi ja vajutad seal järgmist slaidi ja siis mingi gifid käivad siin. Slaid peab olema lihtne. 2 värvi, eks ole, selline lihtne, et ei häiri silma, suudad teksti välja lugeda, kõik on siin näiteks, siin slaidi peal on ainult 1 punkt, saate aru, et 1 põhipunkt on siin slaidi peal ja selles suhtes on nagu väga hea näide sellest, kuidas võiks slaid välja näha. Vaat, nii, slaid peab olema väga lihtne. Nii, lähme edasi. Ma loodan, et te sellest mõttest saite aru. Ma võin muidugi korrata uuesti, et lihtne slaid tähendab, et ühel slaidil on 1 mõte. No aga ma ei hakka seda kordama, sest me mäletame konkreetsuse ja kordamise nõuet, et ei korda ennast ja oleme konkreetsed. Ja okei, me võime minna edasi. Nii, siis ma tegin vahepeal siis oma ajakava, kuidas me võiks nagu liikuda, aga näete, kui te panite endale ajapiirangud, aga te saate nagu aru, et aeg juba hakkate juba teiste ettekõnetajate, ettekandjate siis aega varastama, see ei ole hullu. Te saate öelda ikkagi, et andke andeks, et me oleme ajast natuke üle ja siis, kui te ütlesite seda, et me oleme ajast natuke üle, see annab teile veel, lisa vähemalt 15 minutit juurde aega. Jah, ma olen näinud nii palju, see on väike jällegi kõrvalpõige sellest, kuidas ma ülikoolis olen ka päris palju näinud, et inimene räägib ja siis vaatab kella, me oleme ajast natuke üle juba ja siis justkui see lause annaks sulle siis 15 minutit juurde. Ja see annabki ja see toimib alati. Kui sina saate oma probleemidest aru, siis ei ole nagu, siis ei ole enam see probleem, saate aru. Et viga, mida sa võtad vastu kui enda viga, see ei ole enam viga, see on kogemus. Jah, nii et see on normaalne, sest ma seletan alles seda, miks aeg on oluline. Ma ei tea, miks ma panin seda siia. Teate, slaidide tegemine ka on jällegi siia võime juurde tulla tagasi. Ta peab olema lihtne ja sa peaksid oma slaidi nagu aru saama, mis su slaidi peal toimub. Ja? Sest samas nagu enesekindlus. No vot, näete, ja mina nüüd rikkusin seda reeglit, ma ei olnud enesekindel, miks ma seda kirjutasin siia, aga näete, eks me kõik õpime. Ja jällegi, selline väike siis lugu ja siis ma jällegi jõuan sinna, läbi selle loo jõuan põhipunktini, et nii-öelda, et teate, kui hakkad midagi õpetama või kellelegi teisele seletama midagi, siis saadki sellest kõige paremini aru. No selline asi toimibki, slaididega ka. Et põhimõtteliselt, kui sa tegid slaidi, siis ega sa päriselt ei pea aru saama, mis seal kirjas on. Siis, kui sa hakkad juba sellest rääkima, ette kandma, siis nii-öelda selle käigus sina hakkad nagu selle jutu käigus aru saama, mis toimub. Võt. Et mul on ju väga palju neid lugusid olnud, et lähed näiteks mingi ülikooli praktikumi ja siis enne praktikumi ikkagi pead tõestama õppejõule, et sa ikkagi mõistad seda, mida sa hakkad tegema. Muidu keegi ei lase siin nagu praktikumi või päris asju seal näppima, et jah, ja siis sa hakkad tõestama, miks sa saad aru sellest ja näitad, et tähtsad ja räägid õppejõuga ja tavaliselt on ikkagi niimoodi, et ega sa päriselt alguses ei mõistagi. No sa mingil määral mõistad, aga ikkagi lõpuks, selle jutu lõpuks sa ikkagi saad päriselt aru, mida sa tahad. No slaididega jah, samamoodi, ettekandega. Et võib-olla, kui sa teed selle ettekande ära ikkagi selle ettekande lõpus, siis hops tulidki, et sa oled saanud aru, mis toimub. Nii et see on täiesti normaalne ajast ka üle minna ja sellega siukese nagu fraasi kasutame, oi, me oleme natuke ajast üle, aga ma loodan, et te vabandate mind. Jah, ei ole midagi. Ikka inimesed vabandavad. Me oleme ju sellises ühiskonnas, kus me kõik nagu hoolitseme üksteisest ja vabandame üksteist. Nii, kui on vaja. Nii, lähme edasi. Nii, väike täpsustus siis eelmise slaidi kohta.
on täpsustused olulised siis, kui nad päriselt midagi täpsustavad. Et probleem tekib siis, kui täpsustus muutub eraldi mõtteks, mis vajab omakorda täpsustust. Seda tuleks vältida. Ehk kui ma hakkan teile täpsustama selle ajapiirangu asja liiga palju, see ei ole hea. Et ei ole hea täpsustada mingeid täpsustusi. Või kui sul on täpsustus, mingi asja kohta täpsustus, sa võid täpsustada. Sest ega mina ka täpsustan päris tihti mingeid asju. Aga täpsustust jällegi, kui me räägime mingi mõtetest, mõte on täpsustusega suht sama asi, ehk siis täpsustuse kohta käivad kõik need asjad. Esiteks, täpsustus peab olema konkreetne, täpsustus peab täpsustama seda, mida sa tahad täpsustada. Edasi, täpsustus ei tohi ennast korrata. Kui sa ükskord juba tegid täpsustuse, siis sa ei tohiks seda täpsustust nagu justkui veel kord täpsustada. Nii. Täpsustus peab olema ka piisavalt lihtne. Et täpsustus on ju üldiselt mingi asja nii-öelda siis väiksemaks tegemine või lihtsamaks tegemine. Aga kui minu täpsustus on raskem kui see esialgne mõte, siis ta ei ole ju täpsustus. Või selles suhtes ta on täpsustus, aga ta muutub eraldi nagu raskemaks ühikuks kui see esialgne mõte. Seda ei tohiks juhtuda. Kuigi täpsustused on väga nagu olulised meile. Nii. Kus me jäimegi? Ma läks kohaks meelest ära. Ma kohe vaatan. Slaid, ajapiirang. Jah, täpsustust. Liigseid täpsustusi tuleks vältida. Nii. Täpsustused on kasulikud ainult siis, kui nad päriselt täpsustavad. Probleem tekib siis, kui täpsustus muutub eraldi mõtteks, mis vajab omakorda täpsustust. Lähme siis järgmise slaidi juurde. Järgmine slaid. Ära loe slaidilt maha. See vähendab esinemise dünaamikat. Ehk kui mina juba esinen, siis ma peaksin suhtlema oma auditooriumiga, inimestega, kes on minu ees või konkreetse inimesega, kellega ma suhtlen. Ma ei tohiks nagu hakata võtan oma paberi ja hakkan siit maha lugema. Seda ei tohiks juhtuda. Kui esineja loeb slaidil maha, siis kuulajal tekib tunne, et ta oleks võinud selle slaidi ise läbi lugeda. See vähendab esinemise dünaamikat ja muudab esitluse monotoonseks. Nii teha ei tohi. Ja proovin nüüd lühidalt seletada teile või meelde tuletan jällegi niisugust juhtumi, kus istud siis loengus seal ülikoolis, esimesed loengud, oled täielikult nagu esimene kursus, kujutage ette, oled nagu valmis tegema ja tegema hästi ja sind päriselt huvitab see asi, mida sa teed ja siis sa satud sinna, oletame, võtame mingi abstraktse kõrgema matemaatika loengut ja sul on seal siis õppejõud ja väga tubli õppejõud, kindlasti väga tark inimene, oma ala spetsialist, aga ta loeb näiteks sulle 60 slaidi lihtsalt maha. Räägib sulle seal igasugustest asjadest ja täpsustab asju, tuleb tagasi, räägib konkreetselt, loeb slaidil lihtsalt maha ja neid 160 slaidi loeb lihtsalt sulle maha. Ja sina istud ja mõtled, et aga miks ma tulin siia loengusse? Ma oleksin saanud just täpselt samamoodi kodus istuda ja neid slaide ise lugeda. No ja siis novembris sa otsustad, et rohkem ei käi seal loengus, istud kodus. Mis pärast novembrit tuleb? Detsember. Igatahes üks hetk sa enam ei käi seal loengutes. Istud kodus, vaatad neid slaide netis, käid eksamil, saad oma ilusa B või C kätte ja siis unustad ära selle aine. Aga järgmine semester sul kindlasti tuleb ka veel neid aineid, kus siis õppejõud tegi endale 120 slaidi ja loeb need ette. Aga see selleks, et lihtsalt peate nagu teadma, et võib-olla ma natuke räägin liiga palju mingisugustest isiklikudest asjadest, aga saate aru, kui ma juba hakkasin seda videot täna tegema või sellist siis väike miniloengut ikkagi, sest
me räägime lühidalt ju lühidusest, et kui ma hakkasin seda miniloengut tegema, siis ma juba eelnevalt nagu mõtlesin, et jah, et ma ei tee seda niisama, ma teen seda, sest mul midagi hinges ikka valutab selle asjaga seoses. Vot. Nii et nii teha ei tohi, ära loe midagi slaidi pealt maha. No midagi ikka tohib, aga liiga palju teksti ei ole kõige parem välja lugemiseks. Eriti kui me lähme nüüd siia slaidi juurde, et slaid peab olema lihtne ja kui ta on raske, sa hakkad iga asja lugema, aga võib päästa sind enesekindlust, sest kui sa loed neid asju enesekindlalt, siis kõik saavad aru, et sa ikkagi ka saad aru, millest jutt on. Nii, okei, lähme siis edasi. Näiteks, liiga lühike, halb näide nagu asjast. Ma ei saa tulla, sest mul on täna teine kohtumine. Võt siuke liigselt lihtne mõte, tavaelus, ei ole alati hea. Jällegi, vot seda saab ka isiklikude suhtede juurde nagu kuidagi seostada. Näiteks, sa ei ütle ju, ma ei saa tulla, sest mul on täna teine kohtumine. Näiteks, kui mul on tüdruk olemas, ja siis tema ütleb mulle, ma ei saa tulla, sest mul on täna teine kohtumine. No mis see olgu? Ei ma saan aru, aga mina tahan konteksti. Ja, mis kohtumine, miks, millal ja milline on selle kohtumise ajalooline taust. Ja. Ütleb mulle näiteks, mul on täna teine kohtumine. Mis kohtumine sul on? Kallike, ütle mulle, mis kohtumine sul on, miks see kohtumine on just sellel ajal ja mis ajal see on konkreetselt. Konkreetselt, ma tahan teada, millal see on. Ja mis on selle kohtumise ajalooline taust. Et miks sa üldse pead täna kokku saama kellegiga? Miks sa ei saa seda teha kunagi hiljem? Miks ei ole võimalik teha asju siis, kui sa saaksid tulla siis minuga või minu juurde kusagile. Aga see toimub ka mitte ainult isiklikudes suhetes, vaid ka nagu üleüldse, saate aru. No näiteks tööga, jah. Mina olen tööandja, tööline ütleb mulle, ma ei saa nõlla, mul on täna teine kohtumine. Mis kohtumine sul on, kallike? Kes, mis, miks ja millal? Kõik need küsimused on väga olulised. Et liigselt, lühidalt ei tohi ka olla. Et sinu väidetes või sinu jutus peaks olema piisavalt palju konteksti. Ja? Peab olema kontekst. Ja siis, kui on olemas piisavalt palju konteksti, siis sina saad ainult põhipunktini minna. Ja? No see on nagu umbes, et jällegi toon väikse näide lühikese matemaatikas. Ja? Matemaatikas. Mina ei hakka teile rääkima, ma ei tea, mis iganes analüütilisest mehaanikust, kui te veel ei tea, mis asi on integreerimine ja diferentseerimine. Saate aru? Selleks, et jõuda sinnani, on vaja piisavalt palju konteksti. Ehk siis selleks, et mina hakkaks teile rääkima, miks ma ei tule täna, siis te peaksite aru saama, mis kohtumine, millal. Ei hakka siia liiga pikaks pidurdama. Jällegi, me peame olema konkreetsed ja siis kõik need muud asjad. Mitte kordamine, nende asjade vältimine ja enesekindlus, jah. Nii, slaididest ei tohi ka maha lugeda. Ehk siis, kontekst peaks olema. Kui too kontekst ei ole, siis on see päris halb. Inimesed võivad mitte aru saada teist päriselt. Nii et, kokkuvõtteks. Meil on olemas 8 põhipunkti. Ole konkreetne, ära korda ennast, ära kasuta liiga keerulisi sõnu, ole enesekindel, ära tee liiga pikka sissejuhatust, ära tee liiga palju slaide, ära loe slaidilt maha. See on siis 4. 8. Kui on 8. Oota, andke andeks, ma kohe leian korraks.
vaadake, ma kohe jõuan sinna põhipunktini, et tegelikult see venib nagunii liiga pikaks, mul arvuti hakkab ka tühjaks jooksma, et 8 ma teen, nagunii ma ju postitan seda üles, ega ma ei teinud seda videot enda jaoks, et kui see video saab näiteks 5 laiki, siis ma võib-olla saan edasi minna, aga praegu hetkel arvuti jookseb tühjaks, ma lihtsalt tahaks öelda, et kui sul on mõte, siis ütle see välja kindlasti ja kui võimalik, ära tee sellest siis 40-minutilist ettekannet, kui see mõte tõesti ei ole seda väärt. Vot.